Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus toimub kriminalistide ruumis Pärnu maantee 139. Mina olen täna siin sellepärast, et minu päev olen tööl koos kriminalistidega. Ja see on kriminalistide selline tööruum, kus on erinevad vahendid nendel tööks. Ja siin on ka manneken, keda nad sündmuskohale mõnikord kaasa võtavad, kus kahtlustatav näitab siis mannekeni peal, kuidas ta siis oma tööd tegi ja mille pärast ta siis ka kinni on nüüd. Aga siit edasi on soov lugeda piiblit ja piiblist olen välja sellise kirjakoha. Ja loen piiblist sellise kirjakoha nagu Heebrealaste 4:13, kus on nõnda kirjas. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees. Tema ees, kellele meil tuleb aru anda. Niisiis, Jumala ees ei ole mitte miski nähtamatu. Ka politsei eest on raske varjata palju asju. Üks siuke lugu Lootuse külas käies kohtusin ühte inimest, kes Lootuse külla oli jõudnud, kuna ta tahtis oma elu muuta. Ja eelnevalt ta oli tegelenud narkootikumide müümisega ja ükskord, kui politsei ta vahele võttis lõpuks, siis politsei temaga rääkis, siis ta sai aru, et politsei teab kõik, et mitte miski pole politsei eest varjule jäänud ja tal ei ole midagi enam enda puhtaks rääkimiseks võimalik rääkida. Ja ka kriminalistid näevad asju, mida tavasilm ei näe. Ka nende silmad loevad detaile, mida me ei oskagi näha. Aga Jumal näeb kõiki meie elu jälgi. Kui me tuleme Jumala ette, ausalt tunnistades oma eksimused ja olen valmis neist pöörduma, siis Jumal oma armust annab meile võimaluse, et meie elu saab parandatud ja juhatab meid õigele teele. Sellised mõtted siin ja nüüd laulame ka mõned laulud. On selline laul nagu Tulge kõik. Tulge kõik on sõnajalgade poolt kuulsaks lauldud laul, mida mina siis ka veel hoian nüüd siin lauldes veel mälestuste hõlmas, et see ei ununeks. Tulge kõik, see kes vaid tahab, tulge kõik, see kel pole raha, tulge kõik, vaesed ja rikkad üheskoos. Tulge kõik, vangid ja vabad, tulge kõik, Jeesus nüüd jagab kõigile hinnata elu veel. Sa leiad taeva igavese elu, kui sul on janu, sa tule nüüd. Sa leiad looja igavese isa, tulge kõik, tulge ta juurde kõik. Tulge kõik, maailma arvud, tulge kõik, rõõmsad ja kurvad, tulge kõik, haiged ja terved üheskoos. Tulge kõik, noored ja vanad, tulge kõik, Jeesus nüüd jagab kõigile hinnata elu veel. Sa leiad taeva igavese elu, kui sul on janu, sa tule nüüd. Sa leiad looja igavese isa, tulge kõik, tulge ta juurde kõik. Tulge kõik, õnnetud paarid, tulge kõik, pettunud staarid, tulge kõik, tuntud ja võõrad üheskoos. Tulge kõik, miks sa veel magad, tulge kõik, Jeesus nüüd jagab kõigile hinnata elu veel. Sa leiad taeva igavese elu, kui sul on janu, sa tule nüüd. Sa leiad looja igavese isa, tulge kõik, tulge ta juurde kõik.
Nii, selline laul toob esile selle, et issand Jeesus ootab kõiki ja kutsub kõiki. Teine laul on Jeesus, Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga nime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Nii, selle laulu on teinud Joonas Alvre, üks kristlasest muusik, kes ise kirjutab laule. Ja nüüd edasi lähen sõnumi juurde, mis on tänaseks kokku pandud ja loen alguseks loo. Prantsuse arst ja jurist Edmond Locard, kes oli tuntud kui Prantsusmaa Sherlock Holmes, rajas 1910. aastal Lyonist maailma esimese kriminalistika labori, 2 pööningatoa ja mõne mikroskoobiga. Tema põhimõte, mis on tänaseni kogu kohtuekspertiisi nurgakivi, kõlab lihtsalt. Iga kontakt jätab jälje. Inimene ei saa kuriteo paigale siseneda või sealt lahkuda, jätmata midagi endast maha või viimata midagi sealt kaasa. Riidekiudu, juuksekarva, mullaosakest, sõrmejälge või midagi muud. Locard suutis oma meetoditega lahendada juhtumeid, mis tundusid lootusetud. Näiteks 1912. aastal mõrvatud naise küüne alt leitud nahaosakeste põhjal tuvastas ta tapja, kuna nahk kandis just sellise meigipuudri jälgi, mida kasutas konkreetne kahtlustatav. Tema sõnum oli, midagi pole täiesti varjul, kui keegi oskab vaadata piisavalt tähelepanelikult. Kriminalist näeb jälge, mida tavaline silm ei märka. Nõnda on ka Jumalaga. Iga meie tegu, sõna ja hoiak jätab jälje, mida me tema eest ei saa varjata, kuid mida tema võib ka parandada ja tervendada. Maailmas on 2 asja, mida paljud inimesed peavad väga oluliseks. Need on raha ja võim. Nende nimel on inimesed väga paljuks valmis, isegi hülgama oma tõeks pidamised ja tegema asju, mida nad tegelikult ei taha või ei tahaks või mida nad õigeks ei pea. Nende inimeste mõju, kes on kõrgel positsioonil, on väga suur. Seetõttu on ka nende vastutus väga suur, ka Jumala ees. Nende sõnad, nende eeskuju, nende teod mõjutavad väga paljusid inimesi. Võime mõelda, et kui meil ei ole võimu ja positsiooni, siis meist ei sõltu midagi. Kuid see ei ole tegelikult tõsi. Igal inimesel on mõjujõud ja see on palju suurem, kui me oskame sageli teadvustada. Oma elu ja jooksul mõjutame tuhandeid inimesi nii vahetult nendega kokku puutudes, tänaval, poes, kontserdisaalis, trennis, tööl ja mujal, aga ka sotsiaalmeedia vahendusel. Ilma, et me kedagi mõjutada üldse püüaks, sõltub meist päevas mitmete inimeste meeleolu, mõtted, hoiakud. Nagu Edmond Locard õppis märkama jälgi, mida inimene füüsiliselt endast maha jätab, nii jääb meist maha ka palju emotsionaalseid, kogemuslikke ja intelligentseid jälgi,
see, kas me sõidame ühistranspordist tusase näoga või vaatame ümbritsevat sõbralikult, mõjutab neid inimesi, kes meid näevad. Meie naeratus võib tõsta kellegi tuju või meie sõbralik žest, kui laseme kellegi endast ette või panna kedagi end väärtuslikumana tunda. See, mida meie asjadest arvame, kujundab ka teiste arvamust. Teadmised, mida jagame, võivad muutuda ka teiste teadmisteks ja isegi kui tundub, et me oleme oma arvamusega üksi, ujume vastuvoolu ega suuda kedagi veenda, võivad meie sõnad jääda meelde ja nende mõju avalduda palju hiljem. Täiesti tühised ei ole need siiski mitte. Mul on 5 last ja neid kasvatades olen märganud seda, et mida ilmselt paljud teisedki lapsevanemad. Et head harjumused ei jää neile sugugi kergesti külge ja enne kui nad õpivad selgeks enda järel koristamise või muid vajalikke oskusi, tuleb näha palju vaeva ning korduvalt ja korduvalt tähelepanu juhtida. Vahel tundub, et see on lootusetu ja siis ühtäkki võime märgata, et midagi on külge jäänud, selgeks saanud. On asju, millega ei pea üldse vaeva nägema ja mis jäävad külge iseenesest, ilma et me oleksime üldse plaaninud neid õpetada või selles eeskujuks olla. See võib olla nii hea kui halb, aga meie eeskuju igal juhul mõjub. Lapsed on ju kõndima ja rääkima õppinud meie eeskujul. Nii on ka muud asjadega. Mõni asi võtab kauem aega, mõni on ka nii, et lapsed näevad meie eeskuju ja teavad täpselt, kuidas nemad elada ei taha. Ta see on mõju. Lapsed võivad ka meie eksimustest õppida. Kõige mõjukam inimene ajaloos on olnud Jeesus Kristus. Ta elas maa peal umbes 33 aastat ja muutis kõike. Tema sünni järgi sai alguse uus aja arvamine ning tema sünni järgi loetakse ka meie endi sünniaastaid. Ja tema surm tõi uue ajastu, kui kõigil inimestel avanes ligipääs Jumala juurde. Inimesed said uue lootuse ja võimaluse saada otseühenduse Jumalaga. Kristuse õpetus on muutnud maailma väga palju. Ja mitte ainult see õpetus ei muuda maailma ja inimesi, vaid Jumal ise muudab inimeste südameid. Jeesus elas ja õpetas nii, et tema teod kinnitasid tema sõnu. Inimestena meil see alati ei õnnestu. Vahel me ei pea seda võib-olla nii oluliseks. Me unustame ära, et meie tegudest jäävad alati maha nähtamatud jäljed, riidekiud, mullaosakesed, juuksekarvad või sõrmejäljed räägivad oma lugu. Võime püüda kontrollida seda, millised me teistele paistame ja mida meist arvatakse, aga alati on vaju märgatavad pisikesed detailid, mida me ise võib-olla ei näegi, aga mis meid reedavad. Jumal näeb meid läbinisti, isegi meie varjatud motiive. Tema on õiglane ja tema võtab kõike arvesse. Ta on nagu täiuslik detektiiv, kes jõuab alati tõele jälile, aga veel enamgi ta teab juba ette meie mõtteid ja tegusid. See siiski ei tähenda, et meil poleks valiku võimalust. Jumal on loonud meie elu jaoks head teod, milles me võiks käia. Tal on meie elu jaoks täiuslik plaan. Aga meie enda otsustada on, kas me seda plaani ka elame. Kas me laseme Jumalal meie elu juhtida? Kas me teeme seda, mida ta juhib meid tegema? Jumala tahte järgi käies ei pea me enam muretsema nende jälgede pärast, mis meist maha jäävad. Me saame paluda andeks kõik, mida me oleme teinud valesti, kas teadlikult või tahtmata ja teha heaks seda, mis on võimalik. Jumal kustutab süütõendid meie vastu, nagu neid poleks olnudki. Paludes Jumalalt jõudu ja juhatust saame elada nii, et tagasi vaadates on vähem kahetsust ja rohkem rõõmu kõikidest nendest jälgedest, mis meist maha jäi. Palvetame. Jumal, täname sind, et sa oled meile andnud oma poja, kes on surnud meie eest. Meie võiksime saada andeks kõik oma eksimused. Täname, et sina ise tahad juhatada meie elu, et meist võiks järele jääda parimad jäljed. Aamen.
saame laulda veel ühe laulu, Jäägu Jumala rahu su üle. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täiku sind. Tema valguses käib kõigest loodada peal, tema arm jäägu hoidma sind teed. Tema arm jäägu hoidma sind teed. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täiku sind. Tema valguses käib kõigest loodada peal, tema arm jäägu hoidma sind teed. Tema arm jäägu hoidma sind teed. Nüüd on võimalik meil paluda meie isa palve, mille Jeesus on õpetanud, jääme palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevast nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle, andku meile oma rahu Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.